Tartu Loodusmajas viiakse läbi põnevaid loodusõhtuid, mille osalejad saavad mitmesuguseid uusi teadmisi. Jüripäeval toimus loodusõhtu, mille raames räägiti meie igapäeva kosmeetikas sisalduvatest kahjulikest ainetest ja nende mõjust inimese tervisele. Täna on meil siis teemaks kosmeetikatooted, täpsemalt räägime siis erinevatest ainetest, mida kosmeetikatooted sisaldavad. Luubi alla võtame siis just ohtlikud ained kosmeetikatoodetes ning otsime siis nendele ohutumaid alternatiive. Balti Keskkonnafoorumi eksperdid Katrin Johanson ja Heli Nõmmandu tutvustavad ohtlike ainete infokampaania Mõtle, mida tarbid raames ohtlike ainete sisaldust erinevates tootegruppides, seekord kosmeetikas. Kahjulike kemikaalide sisaldus mõjub meie tervisele äärmiselt halvasti, alustades allergiatest ja lõpetades isegi vähkkasvajatega. Kui teadlik üldse on tänapäeva inimene ohtlikest ainetest? Ma arvan, et täna juba vaatab teadlikumalt, aga tavatarbija on kindlasti väga hinnatundlik ja võib-olla enamasti ostab, mis kätte satub, et jaemüügi lettidel on väga suur valik ja tavaliselt näiteks need ökomärgisega tooted, mis on rangemalt kontrollitud ja sertifitseeritud, praegu veel nad on kallimad, aga kindlasti leiab ka nii-öelda tavatoodete riiulilt ohutumaid aineid. Kasutame iga päev kreeme, šampoone, balsameid ja muidki hooldusvahendeid. Ent mida peaksime jälgima nende ostmisel? No väga paljudes kreemides on parabeene ja näiteks kui uurida neid koostisosasid, siis koostisosade loetelus on väga sageli sõna nimega parfüüm ja praeguse seadusandluse järgi tegelikult tootjad ei pea lahti kirjutama, mis selle sõna parfüüm taga on, et seal võib olla väga palju erinevaid lõhnaaineid, aga väga palju inimesi just ongi allergilised lõhnaainete suhtes. Need võivad olla nii looduslikud kui sünteetilised. Missugune on üldse Mõtle, mida tarbid kampaania peamine sõnum inimestele? Ma arvan, et üks peamine sõnum on, et tegelikult võiks tarbida vähem, et ei pea olema nii palju erinevaid kreeme või tooteid ja loomulikult teine asi on üritada ikkagi lugeda ja vaadata seda koostisainete nimekirja ja mõnes mõttes on ka kindlam või ohutum tarbida Euroopa Liidu siseseid tooteid, sest Euroopa Liidus on rangem kemikaalipoliitika kui näiteks kolmandates riikides. Rohkem infot kampaania ning ohtlike ainete kohta saab projekti koduleheküljelt.